tulemast, sa vaatad veebinari Mediteerimine algajatele ja mina olen Reilika. Nii, aga hakkame siis pihta. Otsustasin selle veebinari teha, sest ma olen uurinud ja küsinud inimeste oma jälgijate käest meditatsiooni teadmiste ja mediteerimise kohta. Siis teab ja tegeleb pigem väga väike osa ja minu jaoks oli see isegi päris üllatav. Mediteerimist teadlikult kasutades on see väga võimas ja elumuutev tööriist, praktika, elamisviise, mis võimaldab meil ennast ja oma elu, tervis, kõike seonduvat muuta. Seega üheks minu missiooniks ongi inimestel seda tutvustada. Ma tahan teha selle veebinari kompaktse, et sellest oleks sulle võimalikult palju kasu, sest materjali ja infot on üsna palju. Suure tõenäosusega teen ma lähitulevikus ka edasi jõudnute veebinari nendele, kes on juba supermina liikmed, sest paljud teemad nõuavad arusaama ja kogemust, kus ma lähen siis sügavamalt selle teaduse huvitavate ainulaadsete meditatsiooni kogemuste osas. Näiteks, kuidas on võimalik erinevaid teadvusseisundeid luua, kuidas toimuvad sellised kiired tervenemised, psühhedeelilised kogemused ja nii edasi, ehk et infot on tegelikult väga-väga palju. Ja millest siis me täna räägime, et ma teen lühikese tutvustuse. Enda kohta räägin, kuidas mina meditatsioonini jõudsin, siis ma räägin, mis on meditatsioon, milline on see meditatsiooniprotsess, mis siis tegelikult sellel ajal kehas toimub. Natukene räägin ka ajulainetest, sest see on minu meelest väga oluline teema, et üldse aru saada, kuidas meditatsioon töötab. Siis räägin üle meditatsiooni kasud erinevates kategooriates, mida on siis vaja algajal mediteerimiseks teada, mis on need põhiküsimused või põhinipid, mida ma oskan jagada. Siis me teeme läbi supermina meditatsiooni. Ma valisin täna oma reaalsuse loomise meditatsiooni, mis on selline huvitavam ja jälgib siis seda supermina metoodikat. Siis räägin, kuidas saad siis hakata peale seda webinarist mediteerima, mida selleks vaja on. Ja lõpus siis teeme ühe küsimuste sessiooni. Ma teemasid läbi käies ei loe teie kommentaare väga palju, et mul tähelepanu ei hajuks, aga lõpus siis ma vastan nendele küsimustele, mis täna tekkinud on. Ja ülejäänud saab esitada Superklubi Facebooki grupis. Ma hiljem saadan kõigile ka lingi salvestusele, et soovi korral oleks siis uuesti võimalik üle vaadata või meelde tuletada. Aga lähme siis sisu juurde. Nii, aga kes siis mina olen? Et mina olen Reilika. Tere kõigile. Mõni võib-olla on juba minu nimega ka tuttava, paljud ka võib-olla näoga tuttavad. Et mina siis olen supermina looja, jagan oma kogemusi meditatsioonis, tervise, visualiseerimise, manifesteerimise valdkondades ja praktiseerin ka ise igapäevaselt. Tahan anda inimestele teadmised praktikat, kuidas nad saavad ise oma elu muuta ilma välisele toetumata. Et sealt tuli ka see nimi supermina, et inimese enda käes on see võim oma elu ja ise ennast muuta. Ja see meditatsioon on üks päris võimas tööriist selle jaoks. Ja proovin hästi lühidalt ka rääkida, et kuidas mina jõudsin mediteerimiseni. Minu enda teekond algas päris sügavast depressioonist. Sellele lisandusid ärevus, erinevad ärevuse tüübid, paanikahood, nii et, mis oli igapäevased, nii et ma olin tihti ka haiglas tilgutite all, millele lisandusid siis veel omakorda igasugused kroonilised haigused, mis olid seotud selle ärevusega osalt, lisaks ka mõtlemise elustiiliga. Päris palju haigusi, kõrge vererõhk, kõrge veresuhkur, liigesed, üldised valud kehas, peavalud, et igasugused põletikud järjest tulid ja läksid. Nii et ma mingi aeg jooksingi ainult mööda arste, olin suhteliselt inimvare. Ainus lahendus, mis pakuti, oligi ainult kotti täiteviisi ravimid, nii et ma oleks võinud ka apteegi ilmselt avada.
nagu mingit lahendust reaalselt ei olnudki. See, et võtta ravimeid ja nii eladki põhimõtteliselt või elu lõpuni. Ja see ärevus ja paanikahood olid nagu päris karmid, et ma olingi pidevalt surmahirmus, ei julgenud kodus üksi olla, ei julgenud kodunt välja minna, pooled päevad olin voodis ja selles mõttes oli nagu päris keeruline ja samal ajal ma pidin ka pere on olemas ja pidin juhtima ka ettevõtet. Selles mõttes oli nagu väga-väga keeruline aeg. Kuna see olukord oli nii hull, siis ma otsustasin, et ma võtan nagu selle endale elu-surma küsimuseks, et ma tulen sellest välja ise. Sest ma teadsin, et ma olin ise enda mõtetega, enda tegudega selle seisu loonud ja ma sain aru, et järelikult ma pean saama siis sellest seisust ise ka välja. Täpselt samamoodi tagasi keerama. Ja ma võtsingi kõik oma vaba aja, kõik aja, mis vähegi võimalik oli, et uurisin, lugesin, otsisin infot, proovisin enda peale asju läbi ja siis oled sadu ja sadu tunde, et ma muuga ei tegelenudki päevad otsa. Ja ainus eesmärk oligi siis aru saada, kuidas ma probleemidest ise vabanen, sest ma ei saanud nagu abi arstidelt, terapeutidelt, et nagu midagi jäi kogu aeg puudu. Ja selle kõige juures ma otsustasingi, et ma ei kasuta ühtegi ravimit, sest ma nagu tundus kuidagi see vale, et kui ma mõttega või oma tegevusega olen seda tekitanud, et siis järelikult ma pean saama ka samamoodi sellest lahti. See käis nagu hoogudena mul, et vahepeal oli tunne, et ma saingi nüüd vabaks juba ja siis tuli nagu samamoodi tagasi või hullemini, kuni ma siis õppisin või sain aru, et mis mustrid need tekitasid. Ja kõige selle teekonna kaudu ma jõudsingi nüüd selleni või nende teemadeni, mille kohta ma kogemust jagan. Et see teadmised, mis ma sain, need kogemused ja lõpuks need lahendused, kuidas ma kõik nagu ise omal käel ära lahendasin, see on see, mida ma jagan ja mis on nagu minu kirg teistele jagada. Ja kogu selle teadliku poole tegelemisega siis tuli sinna juurde ka huvi toidu vastu. Ma olen erinevaid viise toortoitu katsetanud ainult puuviljadel, kõiki asju läbi proovinud, et mis nagu reaalselt töötab. Ja ma olen veepaastu fanatt ja praktiseerija. Viimati ma tegin pikema aprillikuus 21 päeva. Ma olen vist sadu veepaastu teinud. Ja üks minu hobi või põhitöö on tegelikult IT-s. Nii et ma olen selline IT ja innovatsiooni fanatt ka. Aga see muidugi ei tähenda, et ma juba olen valmis, vaid ma olengi pideval sellisel teekonnal, et ma kogu aeg leian nagu asju, kuidas jälle paremaks saada, kuidas veel mingeid asju lahendada, mis mul üleval on. Ja et see ei ole lõplik protsess kunagi. Nii, aga lähme siis meditatsiooni teema juurde. Et mis see meditatsioon siis üldse on? Et meditatsioon on iidne vaimne praktika, mis hõlmab meele fokusseerimist, puhastamist, kasutades kombinatsiooni vaimsetest füüsilistest tehnikatest. Et see on selline traditsiooniline lähenemine. Ja eesmärk on siis arendada teadlikkust, keskendumist, rahu, sisemist selgust. Ja meditatsioonis viid siis oma tähelepanu praegusele hetkele ja ei anna selle käigus endale oma mõtetele hinnanguid ja lihtsalt vaatled neid. Et see on nüüd selline traditsiooniline lähenemine, et pisut hiljem ma räägin ka tänapäevaste meditatsiooni eesmärkidest, aga see on ka klassikaline teooria. Ja meditatsioon on siis rännaka, mitte kindel sihtkoht, kuhu sa jõudma pead või kuhu üldse võimalik jõuda. Et see rännak on siis, et sa õpid tundma iseennast ja läbi iseenda siis maailma ja üks olemist kõigega. Et see meditatsioon ei ole nüüd tingimata religioosne praktika, kuigi paljudes usundites, spirituaalsetes traditsioonides seda kasutatakse. Näiteks nagu budism, hinduism, taoism. Ja tänapäeval on tegelikult see meditatsioon laialt pigem tunnustatud kui mitte religioonne praktika, mis keskendubki siis sellele sisemisele arengule, meelerahu saavutamisele, teadlikkuse suurendamisele. Ja meditatsioon sobib kõigile, olenemata usulistest veendumustest, vanusest, soost, kultuurilisest taustast, et igaüks võib mediteerida. Ja tegelikult on meditatsioon hästi lai mõiste, et see on samamoodi nagu kui öelda lihtsalt sport, et siis see tegelikult ei ütle midagi, et neid spordialasid erinevaid on väga palju, et samamoodi on ka meditatsiooniga, et neid erinevaid stiile ja praktikaid on väga palju. Spekter on alates hingamisharjutustest, kus keskendutakse hingamisele kuni siis keerukamate
keerukamate meditatsioonideni. Tõin mõned meditatsioonid, tehnikad välja ka, et lihtsalt ma käin need põgusalt üle, et võib-olla on huvitav teada, mis siis on sellised, mida rohkem kasutatakse vast. On näiteks mindfulness meditatsioon, see siis keskendub rohkem hetkes kohalolule, on oma mõtete teadlik vaatlemine, tundeid jälgida ja nii, et ei anna neile hinnanguid. Siis on mantra meditatsioon näiteks. Mantra on siis üks sõna või fraas, või heli, mida korratakse korduvalt, et siis rahuneda või mingeid eesmärke saavutada. Zen meditatsioon, see on siis Jaapani zen-budismist pärit ja keskendub siis hingamisele, vaiksele istumisele ja sageli õpetaja juhendamisele. Siis on transsensentaalne meditatsioon, et see on spetsiifilise mantra abil saavutatakse selline sügav lõdvestatud seisund ja seda tehnikat õpetavad tavaliselt siis litsenseeritud juhendajad. Kundalini meditatsioon, sellest võib-olla olete ka kuulnud, see on selline tehnika, mis keskendub energia äratamisele siis selgroo juurest, selgroo alaosast mööda selgroogu üles. Kasutatakse hingamistehnika, mantraid ja liigutusi, et see on selline meditatsioon, mida tihtipeale ka võib-olla ei soovitata isegi ise praktiseerida. Metameditatsioon, see on lihtsalt selline lahkuse, siira, heasoovlikkuse meditatsioon, kus arendatakse siis kaastunnet iseenda, teiste vastu ja saadetakse armastus positiivseid mõtteid. Chakra meditatsioon siis keskendub erinevate chakrate ehk siis energiakeskuste puhastamisele või väestamisele. Kasutatakse sellel nagu erinevaid visualiseerimist, näiteks mantraid mõnikord. Vipassana meditatsioon, see on siis traditsiooniline budistlik meditatsioonitehnika, mis keskendub sügavamale teadvustamisele ja mõtete ja keha ja emotsioonide jälgimisele. Siis on visualiseerimismeditatsioon näiteks, see kasutab siis selliseid visualiseerimist, positiivseid kujundeid, pilte, saavutada siis teatud seisundeid või eesmärke. Hingamismeditatsioon, kus siis keskendutaksegi põhiliselt hingamisele. Siis on Qigong ja Tai Chi meditatsioon, et need on sellised kombineeritud, et kus on siis meditatsiooni poole ja samas on sinna liikumine integreeritud, et siis tehakse mõlemad korraga. Siis on näiteks Japa meditatsioon, et hinduismis levinud, on ka selline heliga või korratakse heli või mantrat, siis võib-olla olete näinud kuskil filmides või ise proovinud, et need malahelmed siis kasutatakse ka selle meditatsiooni ajal. Juhendatud meditatsioon, et see nüüd ei ole nagu eraldi tüüp, aga ta on lihtsalt selline nagu katus või et kus siis kasutatakse heli ja juhendatud heli ja salvestust, mis siis suunab seda mediteerijat läbi erinevate visualiseerimiste, meditatsioonide. Siis on kõndimismeditatsioon, et mediteerima ei pea ainult istudes pikali silmad kinni, et on võimalik teha ka erinevate tegevuste ajal, eriti populaarne kõndimine. Kehaskaneering näiteks, et kus siis keskendutakse erinevate kehaosadele, käiakse need ükshaaval läbi, tuntakse ja teadvustatakse neid piirkondi siis. Ja tegelikult neid tehnikaid on nagu väga palju veel, aga need on siis nagu sellised, julgeks öelda, põhilisemad. Ja mitmed kaasaegsed siis tehnikad on sõltuvalt sellest meditatsiooni tüübist hästi võimsad ja aitavad erinevaid soovitud muutusi viia läbi väga lühikese ajaga. Peale selle, et nagu lõõgastuda aitab, vähendada ärevust, stressi, siis on võimalik ka näiteks väga kiiresti enda harjumusi muuta. Näiteks suitsetamisest loobumise puhul kasutatakse tervisliku toitumise puhul. On võimalik ennast päris kiiresti tervendada ja ütleme nüüd viimastel aastatel, et on hästi palju tehtud ka teaduslikke läbimurdeid või selliseid rohkem nagu hakatud ka uurima, sest et võimalikuks saanud tänu kaasaegsetele tehnoloogiatele. Näiteks tehakse mediteerimisele ajuskanneeringuid, et näitab siis seda, et on võimalik näha, kuidas siis reaalselt meditatsiooni ajal see aju töötab või kuidas see aju siis mõjutab, et kui mitme tuhandekordselt seal siis energiat või tõusevad. Ja ütleme superminas, mis meditatsioone mina olen loonud, et ma keskendun kombinatsioonidele, mis on siis minu enda kogemuste põhjal. Ma olen väga süvitsi seda uurinud, et selline kombo erinevatest
kõik on juhendatud meditatsioonid, aga seal on nii näiteks energiakeskustega tegelemist, visualiseerimist ja noh, erinevaid nagu juppe nendest erinevatest meditatsioonidest, mis siis minu hinnangul ja kogemusel kõige paremini, kiiremini aitavad. Selles mõttes see supermina meetod erineb natukene võib-olla traditsioonilisest, et ongi kombineeritud esiteks ja teiseks on need aktiivsed meditatsioonid, et ei keskendu sellele minevikule ja olevikule, vaid keskendume ainult tulevikule. Sest et kui me nüüd keskendume sellele minevikule, siis me olemegi keemiliselt, emotsionaalselt ja ka füüsiliselt seega selles minevikus. Et sinna, kuhu me paneme oma energia, seda me ka võimendame. Sellepärast mina olen loonud sellised, kus siis me paneme selle energia tulevikku. Et leidub mõningaid lihtsamaid, et kui keegi lihtsalt soovib lõõgastuda või positiivsusega näiteks joonduda. Mis need põhimõtted siis on, et eesmärk on muuta enda identiteeti päeva lõpuks. Selleks, et nagu tuua ellu muutusi, on tarvis mõelda, käituda teistmoodi, olla teine inimene, kui oled hetkele. Kui sa mõtled ja käitud samamoodi nagu hetkele, siis sa loodki täpselt seda elu, mis sul hetkel on. Nii tervises, materiaalses osas, suhete osas, et elu muutub ainult siis, kui sa ise muutud. Seepärast ma olengi nagu keskendunud enamus meditatsioone just sellele identiteedi muutusele. Kõigepealt nagu eemaldame tähelepanu sellest ajast, ruumist, kus me oleme, see, mis igapäevane sagin ümberringi on. Ületame selle vana mina või selle hetke mina, et läheks kaugemale sealt analüütilisest meelest ja alateadvusesse, sellest oma igapäevasest reaalsusest ja vanast minast eemalduda. Kui me nendest välistest mõjutustest kõikidest eemaldume, siis meil tekib alles valmisolek sisemiseks muutuseks. Ja kui nüüd see vana mina on nii-öelda meil ületatud või oleme selle harjumuspärase mina saanud kõrvale jätta, et siis tekib alles ruum, kus me saame seda uut identiteeti luua, et me saame hakata tegelema uute mõtetega, uute käitumiste, uute uskumustega, et see ongi nagu nii-öelda see supermina. Ja seejärel on võimalik seda uut reaalsust luua, nii-öelda puhta lõuendina, et ei ole vaja midagi minevikus kaasa võtta, vaid on võimalik hakata siis tulevikku puhta lõuendina ja hakata siis seda kujundama ja looma. Ehk siis tegelikult liigume sellest 3D praegusest ruumist, see, mis meid iga päev ümbritseb, ära sinna teadvuse tasandile, kus ei ole tegelikult ruumi ja aega ja mis tõttu on nagu seal kõik tegevused ja loomised palju kiiremad. Edasijõudute tasemetes muudame ka oma identiteeti nii, et ei ole ei füüsiliselt ega keemiliselt sama inimene. Ehk et inimene reaalselt muutubki. Me muutume niikuinii iga hetk, iga sekund, aga läbi emotsioonide siis me saame seda palju kiiremini teha. Ja tänu sellele ka, et kui on uus identiteet, sa oled keemiliselt uus, füüsiliselt, et siis on võimalik ka sel viisil kaotada ära kehast erinevad haigused. Lihtsalt sa ei ole enam füüsiliselt see inimene, kelle kehas see haigus oli. Ja näiteks niimoodi olen mina põiepõletikust 30 minutiga vabanenud. Väga palju võimsaid kogemusi on sellega. Sest et teadus on alati meie esmane reaalsus. Kui me paneme silmad kinni, kujutame ette, et me midagi soovime, siis on see tegelikult juba kohe praegu olemas. Kui sa tahad midagi omada või tunda, siis on see kohe olemas, et nagu silmad kinni paned. Ja füüsiline reaalsus siis järgneb alati selle teadvusele. Alati on enne mõte, visioon, tunne ja alles seejärel saab nagu see reaalsusest teoks. Et see on selline eraldi pikem teema, et millest ma räägin rohkem visualiseerimise, manifesteerimise kursusel, aga samamoodi kõik asjad tegelikult tulevad esmalt teadvusest. Samamoodi oli mina supermina näiteks esmalt teadvusest ja siis alles hakkab see materialiseeruma, et ma hakkan ise tegevusi tegema, juhtuvad sünkroonsused ja nii edasi. See meditatsiooni praktiseerimine ei tähenda, et sa pead nüüd kogu oma elu ära muutma ja muutuma kellekski teiseks või loobuma igapäevaelust. See on ikkagi pigem tööriist, mis aitab seda igapäevaelu paremini elada, aitab olla parem versioon endast ja aitab luua siis kergemini enda soovitud elu. See meditatsioon on nagu selline vaimne treening, mida peaks pidevalt praktiseerima, et see on samamoodi nagu kui me lihaseid treenime, et ringime olla. Samamoodi peaks siis ka oma vaimset poolt treenima. Ja meditatsiooniprotsess, et mis see meditatsioon tegelikult siis või kuidas ta toimib. Vahel võibki jääda selline mulje, et on midagi hästi müstilist, aga tegelikult ei ole meditatsioon midagi võõrast ega keerulist. Et see on lihtsalt teadlik viis,
sisenemaks seisundisse, mida me kogeme tegelikult loomulikult mitu korda päevas. Tegelikult selles meditatiivses seisundis me oleme näiteks siis, kui hommikul üles ärkame, enne kui see analüütiline meel päris käivitub, siis on selline meditatiivne seisund. Siis igapäevaste tegevuste ajal, näiteks nõude pesemine, duši all käimine, need võivad ka muutuda meditatiivseks, kui keskenduda ainult sellele, et mida teed. Siis näiteks, kui oled süvenenud millessegi, mida naudida, raamatu lugemine, maalimine, looduses jalutamine, siis vahel võib märgata, et kaob nagu see ajataju ära. See on tegelikult ka samamoodi meditatiivne seisund. Ja vahetult enne uinumist, kui teda aeglustuvad, siis kogeme samuti seda meditatiivset seisundit. Siis, kui see meel on seal ärkvel oleku ja une vahel, et siis ongi just selline kõige magusam hetk. Miks seda meditatsiooni praktiseerida, on siis see, et see aitab meil pikendada neid hetki, kus me olemegi seal meditatiivses seisundist ja me saame seda pikendada teadlikult. See võimaldab siis meil pääseda ligi sügavamatele seisunditele, mis meie sees on tegelikult alati olemas. Aga kuna meil see elu on nii kiire, kogu aeg on kuskile tormamine, stress, et siis me lihtsalt ei märka seda. Seepärast nagu on hea seda siis teadlikult praktiseerida. Ja mis siis seal mediteerimise all tegelikult toimub? Kõik, mis me sellel ajal teeme, loomulik protsess. Kõigepealt lõdvestad keha täpselt siis, nagu kui hakkad magama jääma. Samal ajal siis see meel või hoiad meele teadliku ja ärkvel oleva. Justkui oled seal selle ärkvel oleku ja magamise vahel. Ja seejärel siis liigud sinna sügavamal lõdvestunud seisundisse ja samal ajal keskendud ei millelegi, ehk et püüad mitte midagi mõelda. Keha ongi nagu antenn. Kui see on nagu pinges, siis see signaal on nõrk. Kui lõdvestuda, lased selle keha lõdvaks, siis muutub ka see signaal, see sisemine signaal tugevamaks. Teadlik meel on seal nagu väravavaht värava ees. Ta ei lase nagu väga midagi läbi, aga kui me lõdvestume, me ei mõtle, me keskendume tühjusele, mitte millelegi, siis see väravavaht astub sealt kõrvale. Ja see võimaldab siis jõuda alateadvusesse, kus siis peituvad sügavamad tarkused, intuitsioon, loovus. Just see võti on see hetk, kui sa oled juba nagu pool magama jäämas või selline ajulained lähevad hästi aeglaseks ja siis tegelikult hoiad seda meelt ärkvelt, siis see hetk, mida kasutatakse ka erinevates praktikas, sugestioonides, hüpnoosides. Ehk siis see sweet spot või see hetk ongi seal uks teadliku ja alateadliku meele vahele. Ja tegelikult see magama jäämine, ärkamine on niikuinii meie igapäevane loomulik protsess, et me ei pea seda kuidagi ekstra õppima. Et meditatsioon toimib tegelikult sarnaselt. Lõdvestame keha, jääme samale teadlikuks. See ongi see värav sinna tundmatu ja müstilisuse juurde justkui. Tegelikult see ei ole müstiline. Kuidas see siis toimib? Samamoodi ka meditatsioonil. Õhtul siis melatoniin ehk unehormoon tõuseb, viib meie ajulained siis beetast alfasse ehk et aeglasemaks allapoole, teetasse lõpuks deltasse, kus me siis jääme magama. See on siis sügavama teadvuse seisund. Ja hommikul siis toimub see protsess vastupidi. Serotoniin ehk siis ärkveloleku hormoon teeb kõike sama vastupidis järjes, et äratab meie keha ja aju üles. Ja mis siis juhtub, kui me saavutame selle une ja ärkveloleku vahepealse seisundi? Et see meditatsioon iseenesest ta ei ole nagu maagia, see on lihtsalt oskus, mida saame arendada ja seetõttu seda nimetamegi praktikaks, et see on samamoodi nagu jalgrattasõit või tennisemäng, et lihtsalt nõuab harjutamist. Ja see võti on selles, et me õpime seda keha lõdvestama, jääme samal ajal teadlikuks ja kui me nüüd jõuame sellesse piiripealsesse nagu kohta, siis tihtipeale me ületame oma keha piirid, ehk et me ei tunne tihti ennast enam oma kehana. Me oleme nagu sihuke teadvus või et kaob see enese teadmine ära, et kes sa oled või mis sa oled või kus sa oled. Kaob see aeg ja ruum tihti ära. Oleme kusagil kõiksuses, mis ei ole siin selles reaalsuses. Stressihormoonide tootmine väheneb oluliselt. Siseneme transcendentaalsesse seisundisse ehk siis sügavama teadvuse tasandile. Seal võivad juhtuda ka sellised müstilised hetked, kehast väljumise kogemused, spontaansed tervenemised, huvitavad kogemused. Ma räägin natukene ajulainetest ka, sest et
Ajulained on hästi olulised nendest aru saada, sest et nagu tänu ajulainete muutustele või kuidas me mõjutame neid ajulaineid, tekibki see meditatiivne seisund, millega me saame tööd teha, praktiseerida. Ajulained on siis need elektrilised impulsid ajus, mis peegeldavad meie käitumist, emotsioone, mõtteid. Et need on erinevatel sagedusel vastavalt siis sellele, mida me parajasti teeme või tunneme. See aju või see teadvus on redel, et kõige kõrgemal on siis gammalained, need, mis on siin pildi peal näha, niisugused hästi sakilised. See on siis seotud tähelepanuga, töömäluga, pikaajalise mäluprotsessidega. Ta aitab erinevaid ajupiirkondi sünkroniseerida, võimaldab meil infot töödelda, mängib rolli aju neuroplastilisuses, ehk et siis kuidas meil mingid harjumused sisse harjuvad, kuidas me midagi õpime, kuidas me võime kohaneda, muutuda vastavalt meie kogemustele. Ja teatud tüüpi meditatsioonitehnikad siis suurendavad seda gammalainet aktiivsust ajus. Ja seda rakendame ka seal supermina praktikates näiteks. Siis edasi on beetalained. Need on sellised neid on põhiliselt siis, kui me oleme igapäevases ärkveloleku seisundis. Beeta ka nagu seal kõigub vahemikus, et kui me oleme seal kõrgel beeta seisus, siis tegelikult me oleme pidevas stressis. Edasi allapoole jõudes, siis me jõuame alfasse, see on selline lõõgastunud seisund, kus sisemine hääl juba pisut vaikib. Ja veelgi edasi sealt siis on teeta, mis on sügav lõõgastus, ja delta, mis on siis juba uneseisund. See aju aktiivsus läheb nagu järjest aeglasemaks. Ja meditatsiooni puhul siis me teadlikult muudame neid ajulaineid selleks, et me saaksimegi sinna sügavamatesse rahu ja teadvuse tasanditesse, kus siis saab oma keha ja meelt ümber programmeerida. Kui me sellest väravavahist mööda saame analüütilisest meelest, et siis meil on võimalik kumusi ja alateadvust palju lihtsamini ringi muuta. See meditatsioon aitabki siis meil teadlikult liikuda sealt kõrgematest sagedustest, igapäevasaginast, madalamatest sagedustest, alfa, teeta. Algajad mediteerijad, eriti nagu lihtsamaid meditatsioone tehes, siis enamasti ongi, kogetakse need alfalained, et lihtsalt oled nagu lõõgastunud, aga samal ajal tähelepanelik. Kogenumad mediteerijad teetalainetega, mis siis on sügav lõõgastus, loovus, ja edasi jõudnud praktiseerijad siis või siis konkreetsete mingite praktikate abile jõutakse siis ka gammalaineteni, et mis on selline kõrgem teadvuse seisund. Super, mina püüan ka nagu samamoodi jõuda siis sinnani nende meditatsioonidega, mida mina olen loonud. Ja siis selle meditatsiooni abil me saamegi teadlikult siis liikuda selle teadvuse redelil, et sinna, kuhu meil tarvis on. Ja meditatsiooniga siis neid ajulaineid treenitaksegi. Me õpime siis neid liikumisi või ise teadlikult seda muutma, et palju suurema kontrolli meie meele üle. Ma räägin natuke ka, millised kasud meditatsioonist on. Et jagaksin need ise 3 kategoorias, et üks on see vaimne poole, siis on füüsilised kasud ja siis on kasud tulemused, et kuidas saab seda reaalsust identiteeti muuta. Üldtuntud, miks nagu põhiliselt ilmselt meditatsiooni tehakse, on stressi vähendamine, kuna ta pakub seda sügavat lõõgastust ja meelerahu, et siis see aitab nagu väga efektiivselt stressi vähendada, aitab hästi ärevust leevendada, aitab emotsionaalset heaolu parandada, õpetab keskenduma nagu rohkem sellele praegusele hetkele, läbi selle vähendada muretsemist. Kasuks ka paranenud eneseregulatsioon. See tähendab seda, et ta aitab siis kontrollida neid igapäevaseid emotsionaalseid reaktsioone ja impulsse, mis viib sellise tasakaalukama eluni. Parem keskendumine, mälu, kognitiivse paindlikkust, suurenenud empaatia, et meditatsioon aitab arendada empaatiat ja kaastunnet siis enda suhtes, teiste suhtes, mis omakorda siis aitab tegelikult luua ka paremaid suhted teiste inimestega. Kui sa oled rahulikum, rohkem eneseteadlik, et siis suurem sisemise rahutunne aitab siis avada meil ukse sinna loovusele rohkem, aitab ületada mõttemustreid, aitab leida uusi lahendusi. Ja paranenud enesehinnang, et meditatsioon aitab meil ennast rohkem aktsepteerida sellisena, nagu me oleme. See siis aitab omakorda siis enesehinnangut ja enesekindlust tõsta. Kuidas siis füüsilist
Kuidas füüsilisele tervisele siis kasu toob? Näiteks paremad uneharjumused, kuna ta aitab lõõgastuda, siis ta parandab ka hästi unekvaliteeti, mis omakorda siis toetab nagu üldist füüsilist tervist ja heaolu. Aitab vähendada kroonilist valu. Kui õpetada seda meelt keskenduma hetkele rohkem, siis valu osas sellised negatiivsed reaktsioonid vähenevad. Tihti ka platseeboefektiga päris hästi see töötab. Tugevnenud immuunsüsteem. Ta on tehtud hästi huvitavaid uuringuid, mille tulemusel selgus, et meditatsioon tugevdab päris oluliselt immuunsüsteemi, et aidates siis haigustega paremini toime tulla. Kõige paremaid immuunsuse taastajaid või uuesti aktiveerijaid on veepaasta, et efektiivsemat vahendit mina ei tea. Füüsiline tervis üldiselt paraneb, kuna see meditatsioon aitab parandada südame tervist, aitab vähendada vererõhku, südamelöögi sagedust, mis siis omakorda tähendab, et südame- ja veresoonkonna haiguste risk ka väheneb. Lihtsalt kommentaariks, et konkreetselt mediteerimise ajal, et see räägib nagu pikaajalistest kasudest, aga mediteerimise ajal on huvitav see, et ma olen ise testinud pulsikellaga, mis siis pulsiga üldse juhtub, lihtsalt huvi pärast. Pulss minul vähemalt läks samale tasemele nagu magades näiteks, kui ma olen sügavas unes. Kuna ta sellest üldist tervist ja stressi ja kõike vähendab, siis on südame ja südame-veresoonkonnale väga hea. Hormoonide regulatsioon, et võib olenevalt siis inimesest positiivselt ka hormoonide reguleerimist mõjutada, et see oleneb ka siis sellest meditatsiooni tüübist ja praktiseerimise regulaarsusest. Näiteks ta vähendab kortisooli, tasakaalustab serotoniini, dopamiini ja suurendab oksütotsiini, mis siis melatoniini tootmist ka parandab. Sellest meil tekibki see parem uni. Paranenud ainevahetus, mõned uuringud näitavad, et see regulaarne meditatsioon aitab parandada ainevahetust omakorda siis, mis võib mõjutada tervislikult või heas suunas kehakaalu. Vähendab kehas põletikumarkereid, tsütokiinide taset vähendab, mis siis osalevad erinevates immuunreaktsioonides ja põletikulistes protsessides. Põletiku vähendamine omakorda aitab krooniliste haiguste, diabeedi ja südame-veresoonkonna haiguste riski vähendada. Päris efektiivselt võivad paraneda muud sümptomid, näiteks seedimine, nahaprobleemid, peavalud, migreen, allergilised reaktsioonid. Kõigile neile võib positiivselt mõjuda. Siis ta mõjub hästi telomeeri markeritele, et telomeerid on siis kromosoomide otstes olevad sellised DNA struktuurid, mis kaitsevad meie geneetilist informatsiooni ja aitavad siis rakke jagada. Tihti stressis olles ja vananedes siis telomeeride pikkused vähenevad. Meditatsioon aitab siis seda mõju vähendada ja päris märgatavalt, et selle kohta on ka tehtud huvitavaid teadusuuringuid. Ja mõjutab siis ka geenide väljendust, et mis on siis selline protsess, et mille käigus geenidelt saadakse informatsiooni valkude tootmiseks. Geenide väljendus tähendab siis seda, et need lülitakse sisse-välja pidevalt, siis need sisse-välja lülitamised omakorda mõjutavad erinevaid füsioloogilisi protsesse ja siis suuremalt tervist. Geenide väljendus siis mõjutab tegelikult kõige enam see meie keskkond ja elustiil, pärilikkus, nii nagu, et on arvatud, see pärilikkus mõjutab enim, aga tegelikult on pärilikkusel nagu oluliselt väiksem osa. Milline on meie tervis, nii vaimne kui füüsiline on tegelikult meie elustiil, keskkond, toit, mõtted. Ja füüsilise poole pealt on võimalikud ka dramaatilised paranemised, erinevad spontaansed remissioonid, päris keerulistest haigustest vabanetakse justkui niisugusel imeväel. Meditatsioonide füüsiliste kasude osas või kuidas ta toimib, on tehtud hästi palju uuringuid ka viimastel aastatel, et need on kõik vabalt kättesaadavad. Ma olen näinud PubMedis neid päris palju, nendest ei jõua rääkida siin hetkel, aga kes nagu tahab, et siis on seda infot päris palju. Siis kasu on ka oma reaalsuse ja iseenda ehk siis oma identiteedi muutmisele. Esiteks neuroplastilisus, meditatsioon siis tõepoolest soodustab aju neuroplastilisust, et mis siis võimaldab meil ümber muuta või programmeerida oma mõttemustreid, emotsionaalseid reaktsioone, uskumusi, käitumisviise, et see neuroplastika ongi siis selline alus sügavamateks ja püsivamateks muutusteks meie elus.
identiteedi muutmine, ümberkujundamine, see aitab meil siis lahti lasta nendest samadest piiravatest uskumustest, et kui me arvame, et me ei saa midagi, me ei oska midagi, meil on vähe sellepärast ette, et ilmselt kõik teavad neid enda piiravaid uskumusi. Ja aitab siis luua läbi selle sellise positiivsema ja uue minapildi. Aitab laiendada teadlikkust, aitab siis nagu näha seda elu ja olukordi laiemas perspektiivis, et märkad kergemini uusi võimalusi, lahendusi. Aitab arendada intuitsiooni ehk siis seda sisetunnet, mis otsus või võimalus on õige, seda kõhutunnet nii-öelda. Manifesteerimise võimekuse suurendamine, et see siis on näiteks läbi visualiseerimise, aitab meil palju selgemalt visualiseerida ja tunda oma soovitud tulemusi, et mis on selle manifesteerimise üks oluline osa. Kvantvälja mõjutamine, et mõned teooriad väidavad, et süvameditatsiooni seisundis me saame mõjutada ka kvantvälja ja läbi selle otseselt oma reaalsust. Siis toimub sünkroonsuste suurendamine, mis on päris niisugune vahva asi. Hakkavad tekkima sellised rohkem juhuslikke kokkulangevusi, erinevaid sünkroonsusi. Mõnikord selliseid, et mida isegi on raske uskuda. Kõrgema teaduse seisundite kogemine, mis siis võivad täielikult ja ootamatult üleöö muuta arusaama reaalsusest ja sellest, et kes meie üldse selles reaalsuses oleme. Ühtsuse kogemine, et meditatsiooni käigus on tihtipeale kogetaksegi sellist sügavat ühtsust kõigega, inimeste, loomade, maailma, universumiga. Aitab seda empaatiat kasvatada ja muudab meie suhtumist ellu ja teistesse. Ja loovus, innovatsiooni suurendamine, et kuna see teadlikkus nagu avardub, siis on väga kerged tekkima igasugused uued ideed ja mõtted. Neid kasusid on nagu kindlasti veel. Ma tõin sellised põhilised välja ja mitmed sellised, mida ma ise olen kogenud. Ja ma räägiks natukene siis, et mida on tarvis mediteerimiseks teada, sellised põhiasjad, mis on just siis nendele, kes ei ole enne mediteerinud. Esmalt siis oleks hea leida sobiv koht ja aeg. Kui juhendatud meditatsioone kuulata, siis on kindlasti vaja arvutit, telefoni või tahvelarvutit, mille kaudu siis kuulata saab, millel on siis brauser, et sa saaksid kasutada kas siis veebilehti või siis saad mingeid rakendusi alla tõmmata, et mille kaudu kuulata. Juhendatud meditatsioonide puhul on hea kasutada kõrvaklappe, et siis ei pööra sellele segavatele kõrvalistele helidele tähelepanu. Paljud helistavad ka silmamask, et lihtsalt see muutuv valgus neid aistinguid silmades tekitaks, et mina näiteks kasutan ka, sellest on näha, et minul on näiteks selline mask. Ja kui oled piisavalt harjutanud, siis teatud meditatsioone saab teha ka avatud silmadega igapäevaseid tegevusi tehes, et ei pea otseselt istuma pikali suletud silmadega. Siis mediteerida võib ükskõik kus parajasti sobib. Hästi hea oleks, kui see koht on vaikne ja mugav, et kus keegi ei sega, sest et kui keegi kuskil taustal räägib või midagi toimetab, et siis tegelikult see toob sellest keskendumisest nagu välja, et see on päris segav. Soovitan istuda toolil, põrandal, padjal, voodil, just eriti aktiivse meditatsiooni tehes, et muidu on päris kerge jääda magama, kuna seal meditatsioonis me olemegi seal selle magamise ärkveloleku vahepeal, siis on hästi kerge ära vaduda. Mina ise näiteks isegi istudes vahel olen jäänud magama. Seepärast ma ei soovita pikali, aga loomulikult, kui on ebamugav istuda või valus istuda, et siis võib pikali heita küll. Mõtisklemise meditatsioonid, et siis võib ka pikali olla, et siis pole hullu, kui magama jääda. Oluline on, et meditatsiooni ajal paigal võimalikult olla, et kui palju liigutada ja nagistada, et siis jälle see keskendumine kaob ära. Kui pikalt ja millal mediteerida? Ma soovitaksin siis valida mingi konkreetse ajapäevas, et mis sobib. Just selline aeg, et millest saab nagu pidevalt kinni pidada. Et ideaalne oleks mediteerida kell 1–4 öösele, sest siis lihtsalt on see melatoniini tase kehas kõrgem. Aga ma arvan, et enamustel inimestele see ei ole kõige sobivam võib-olla. Siis on hea näiteks, või mida paljud kasutavad näiteks on, et hommikul kohe mediteerivad ära, siis on kogu see päev ka selline positiivsem ja aktiivsem.
Mina ise näiteks mediteerin pigem õhtuti niimoodi 8-9 paiku, et siis, kui mul on selline enda aega. Mulle sobib nagu see rohkem. Ja isegi 10-15 minutit, kui sa iga päev saad mediteerida, et siis sellest on nagu väga suur abi. Kuidas sa siis tead, kas see meditatsioon õnnestus üldse? Sellepärast ei pea üldse muretsema, sest et meditatsiooni ei saa valesti teha. Sa alati ületad iseennast ja iga meditatsioon on täpselt siis selline, nagu antud hetkel kõige paremini õnnestub. Ja see ongi väga okk ja väga hästi. Meele vaigistamisest on tegelikult alati kasu. Meditatsiooni õnnestumist on nagu päris raske mõõta, et kuna see on nagu nii individuaalne protsess ja tulemused erinevad inimeselt inimesele, et siiski on nagu mõned märgid, et see meditatsioon on tõhus olnud ja need just nagu kogunevad eriti pika aja jooksul, et seepärast on nagu hea pidevalt praktiseerida. Tekibki see suurenenud teadlikuks, peale seda meditatsiooni oled nagu teadlikum enda mõtetest, tunnetest, kehast, palju rahulikum ja selgem meel. Need samad asjad kõik, mis me tegelikult see kasude juures juba rääkisime, aga lihtsalt sa hakkad neid igapäevaselt oma elus tundma, et su elu juba hakkab sellest muutuma. Nii ma siis neid nagu üle ei käi. Ja muidugi müstilised kogemused, et ma arvan, päris paljud mediteerijad, kes pidevalt praktiseerivad, kogevad selliseid müstilisi kogemusi. See on siis kindlalt teada, et see meditatsioon on töötanud hästi. Ja kui kiiresti võib siis neid tulemusi näha? Need ilmnevad täiesti erinevate inimeste jaoks. Ta oleneb sellest inimesest, kogemusest, kui tihti nad praktiseerivad tehnikatest. Mõni tunneb siis neid muutusi juba kohe, võib-olla kohe juba esimese meditatsiooni ajal, kohe peale meditatsiooni. Mõne päeva, nädala pärast, mõnel läheb rohkem aega. Et mul on kohtunud ka inimestega, kes mitu aastat pole nagu enda meelest mingit kasu saanud. Lihtsalt ootavad mingit hästi sellist müstilist ja teistsugust kogemust. Ja hästi oluline ongi meeles pidada, et see meditatsioon on esiteks pikaajaline praktika, et need eelised ei kogune kohe, vaid mida rohkem mediteerid, seda rohkem siis need kasud su ellu tulevad. Ja igaühe kogemus on individuaalne, et selles mõttes ei ole mõtet ennast teistega võrrelda, pigem siis keskenduda oma teekonnale ja seda protsessi nautida. Loomulikult võib seda teistega arutada, et on huvitav, aga ma ei võrdleks, et muidu tekibki see tunne, et miks temal on nii ja minul nii ei ole, et tekib hästi palju küsimusi. See meditatsioon tegelikult on selline loomulik protsess. Kus siis sa meditatsioone võid leida? Loomulikult Supermina lehelt ja YouTube'is on eestikeelseid meditatsioone paketiga ja tasuta ka täiesti, et võid neid vaadata. Siis võid mediteerida täitsa vabalt enda sisetunde järgi. Natuke seal edasi räägin ka sellest, et ühe näite toon, et kuidas saab siis enda sisetunde järgi mediteerida, et ei pea juhendatud meditatsiooni tegema. Ja muidugi inglise keeles on väga palju meditatsioone saada, YouTube'is erinevad veebilehed, erinevad mobiilirakendused, ja nad pakuvad siis ka erinevat, nii tasuta kui tasulisi. Ja üks teema, millest võib-olla palju ei räägita, on, kas meditatsioonil on ka mingeid kõrvaltoimeid või vastunäidustusi või et keegi tegema neid ei peaks. Ma soovitan olla alguses ettevaatlik ja katsetada, kui on vaimsed tervisehäired. Näiteks ärevushäire, traumad, posttraumaatiline stressihäire, paanikahood. Lihtsalt see meditatsioon võib tekitada ebamugavust või ärevust või sellist emotsionaalset stressi. Et siis ma soovitan kindlasti, et ettevaatlikult lihtsamate meditatsioonidega alustada ja võimalusel, et keegi juhendaks. Ma olen ise kogenud päris alguses, kui ma tegin füüsiliselt juhendatud meditatsioone, et siis ma sain ka ühe meditatsiooni ajal tegelikult paanikahoo. Ja see oli sel ajal, kui mul olidki nagu pidevalt paanikahood. Selle tekitas tegelikult minu enda mõtlemine, et mul tekkis kehas mingisugune füüsiline sümptom, millest ma ei saanud aru. Silmades hakkasid mingisugused tuksed ja ma ei saanud aru, mis need on ja kuna mul on tervisega seotud ärevushäire ka, siis mul tõmbas kohe see nagu paanikahoo üles. Siis võib olla ebamugavus füüsilisel tasandil. Mõned inimesed võivad siis kogeda füüsilist ebamugavust, lihaspinged, krambid, valud. Kui see juhtub, et siis tasub proovida muuta asendit,
või kui tunned, et see meditatsioonitehnika ei sobi, siis lihtsalt valida mingisugune teine, mis tundub parem ja ei põhjusta ebamugavust. Mõnikord on jälle see, tuleb lihtsalt ignoreerida, sest keha tahab lihtsalt su üle võimust võtta, sina käseta lihtsalt paigal istuda. Aga seda tunned ise ilmselt seest ära, et kas see on nüüd siis lihtsalt keha niheleb või tekivad mingid energiat hakkavad liikuma. Või siis tõesti, kui on nagu väga ebamugav, et siis ma soovitan lihtsalt valida mõne muu või siis selle konkreetse lõpetada. Emotsionaalsed raskused võivad tekkida, eriti just nende meditatsioonidega, kus keskendutakse minevikule või mingitele mineviku teemadele. Seal võivad tulla üles erinevad väga tugevad emotsioonid ja mälestused, mis tihti võivad isegi valusad või hirmutavad olla. Nende puhul ka on ilmselt siis hea, kui keegi neid juhendab. Siis võib meditatsiooniga harjutada liiga intensiivselt. Ma arvan, et tavainimene seda ehk vast ei tee, et pigem on haruldased olukorrad ja ei pea muretsema. Ma tean nagu selliseid olukordi küll. Seepärast on alati hea kuulata oma keha ja meeles pidada, et siis see tasakaal ja mõõdukus on olulised. Et mina ise näiteks teen tavaliselt keskmiselt nagu tund aega umbes päevas. Mõnikord, kui sisetunne ütleb, siis ma olen teinud ka näiteks 2-3 tundi, aga need on nagu väga harvad juhud, et tavaliselt ongi nii 3/4 tundi kuni tund aega. Üldiselt ikkagi see meditatsioon on ohutu, tervislik, toob siis enamustele inimestele palju kasu. Kui sul tekib mingisuguseid kahtlusi või muresid, et kuidas alustada või mingeid tervisega seotud küsimusi, et siis ma soovitan jälle konsulteerida. Kas mõne juhendajaga võid minuga ühendust võtta, aga üldiselt sobib enamustele inimestele. Ja kuidas siis seda alustada? Mõistlik ongi otsida siis endale sobiv meditatsioone. Mõnikord tuleb proovida neid erinevaid meditatsioone läbi, et mis meeldib, mis ei meeldi. Kui sa juhendatud meditatsiooni teed, siis leida, et millise juhendajaga siis klapp on või mis sind kõnetab. Tihtipeale nagu kõik ei sobigi, kas ei meeldi hääletoon, kas ei meeldi muusika, kas ei meeldi see stiil. Et sellepärast ma soovitan nagu erinevaid proovida. Siis saad aru, et mis sulle tegelikult meeldib. Ja loomulikult saab siis ka ise ilma juhendamiseta proovida. See on tegelikult hästi lihtne. Lihtsalt alustad sellest, et märkad oma keha, tunnetad oma keha, kuidas su jalad puudutavad maad, kuidas su käed toetuvad sülle. Siis hakkad teadlikult lihtsalt ennast lõdvestama. Lõdvestad oma keha, alustad varvastest, liigud üles pea poole. Võid ka vastupidi teha, kui sulle meeldib. Samal ajal lihtsalt jälgid oma hingamist, ei püüa midagi mõelda, ei mõtle, vaid lihtsalt nagu jälgid ja märkad oma keha. See on selline hästi lihtne praktika ja saad seda põhimõtteliselt igal pool ja alati teha. Ja samuti võid kasutada või mängida erinevat meditatiivset muusikat. Saab kuulata lihtsalt meditatiivset muusikat, spetsiifilistel sagedustel muusikat ja lihtsalt lasta ennast sellel voolul kanda. Ja kuidas siis seda nagu iga päev rakendada, et ongi leia see aega, et sa saaksid sellel ajal harjutada regulaarselt, et see on nagu hästi hea, kui on mingisugune enam-vähem üks aeg, siis saab selle igapäevasesse päevaplaani ära mahutada. Kindlasti rutiin luua, võiks vähemalt 2 korda nädalas ideaalis iga päev leida hästi väikse ajagi selleks mediteerimiseks. Alusta väikeste sammudega. Kui oled algajad, siis sa võid alustada ka 5-10 minutit, kuni tunned ennast mugavamalt, pikematega. Kasuta siis erinevaid abivahendeid, millest ma ennem rääkisin, et kõrvaklapid, silmaklapid ja siis ütleme ka juhendus meditatsioon on see abivahend, et see on oluliselt lihtsam, kui ise mediteerida võib-olla. Ja hästi hea on ka teha lühikesi pause päeva jooksul. Kui sa tunnedki ennast päeva jooksul, et sa oled stressis või väsinud, siis lihtsalt võta 2-minutiline selline paus, sulge silmad, hinga sügavalt ja lihtsalt keskendu oma hingamisele. See aitab ka juba päris hästi seda stressi maha tõmmata. Mediteeri liikumise ajal, näiteks jalutades, joostes, joogat tehes. Sa proovid neid tegevusi, et mis sul siis aitavad lõõgastuda hetkele keskenduda. Soovitan teistega rääkida, kas näiteks superklubi kogukonnas või ükskõik millise teise grupiga. Lihtsalt kui teistega rääkida, siis see aitab päris palju saada teadmisi, vahetada kogemusi, ennast motiveerida, teisi motiveerida. Saab päris häid mõtteid võib-olla. Tahaksin
teha ka ühe supermina meditatsiooni. Ma ei valinud seda päris algajate oma, mis on 5-10 minutit, vaid natukene pikema. See on 18 minutit ja ma tegin natukene lühemaks, et lihtsalt siia ka formaati ära mahuks. Ja ma räägin mõne sõnaga, mis selle meditatsiooni ajal toimub. Esmalt me keskendume päris tükk aega tühjusele, et siis oma sellest igapäevasaginast, ajast, ruumist, kehast, kus sa hetkel oled, eemalduda saaks. Ma tahan, et sa sellel ajal seda tühjust, ruumi enda ümber tunneksid. Ja siis me liigume lähemale tänu sellele magusale hetkele, et kui sa oledki selle une ja ärkveloleku vahele ja saad mõjutada oma alateadvust. Ja edasi sealt me liigume siis südamesse, mis on sinu selline loovkeskus, kese, mis aitab sul siis tuua esile või mõelda oma südamesoovidele, unistustele, mida sa saavutada tahad. Et sa ei pea praegu midagi ette mõtlema, vaid lihtsalt lased siis meditatsiooni ajal nendele unistustele loomulikult oma südamest enda juurde tulla. Kui sa meditatsioonis oled siis valinud selle, mida sa soovid oma reaalsusesse tuua, siis me liigume sinna, et sa tunnetad seda juba sellel hetkel, kui sa mediteerid reaalsusena, et kuidas sa seda elu elad, kuidas sa tunned. Toimetamegi siis selles teadvuses, et millest me pisut ennem rääkisime. Meditatsiooni lõpupoole siis saadame selle energia laiali ja tõmbad siis unistuse enda juurde tagasi. Seda protsessi teeme läbi 2 korda. Esimene on selline nagu aeglasem, rohkem aega ja teine, kuna sul see unistus on juba teada, siis on ka lühemalt ja 2 korda seepärast, et see visioon ja need emotsioonid, mis aitavad siis neid muutusi ellu viia, kinnistuksid ja muutuksid siis juba sinu osaks. Peale seda meditatsiooni sa oledki nii keemiliselt, füüsiliselt teine inimene, sest iga emotsioon tekitab kehas erineva keemilise kombinatsiooni. Ja peale seda meditatsiooni ma jätan mõneks hetkeks muusika mängima umbes minutiks, et siis saad lihtsalt rahulikult koguda ja tagasi tulla, enne kui me edasi liigume. Ja ma soovitan istuda sul võimalikult mugavalt. Kui su soovid ja sul on, et siis kasuta silmamaski, kõrvaklappe, et siis on kindlasti parem jälgida. Või te võite kirjutada mulle, et kas te olete valmis. Airi on valmis. Ma panen hetkeks mängima korraks ühe muusikapala, et siis te saate kuulda, kas ilusti töötab heli ja kuulete kenasti. Siis saate mulle kommenteerida. Ja panen korraks käima. Kas see kostab kõigile ilusti? Nii tundub, et väga hea. See on muide üks minu lemmik taustamuusikaid. Aga lähme siis meditatsiooni juurde. Nii. Ja see kestab siis umbes 18 minutit koos selle viimase sellise rahuliku minutiga. Loodan, et lähete mõnusalt sügavasse meditatsiooni. Panen siis seal käima ja head mediteerimist. Alusta meditatsiooni mugavas asendis, istudes või lamades. Sulge silmad, hinga sügavalt sisse, täites oma kopsud õhuga. Hinga aeglaselt välja, lastes lahti kõigist pingetest ja muredest.
Tunneta enda keha ümber tühja ruumi. See ruum on tühi ja pime. Tunneta, kuidas see ruum järjest paisub ja paisub ümber sinu. Laieneb lõpmatuseks. Selles ruumis ei ole mitte kedagi ega midagi, ainult tühjus ja kõiksus. Keskendu oma südamele. Kujuta ette, kuidas sinu südame keskmesse tekib väike valguse täpike. Kui oled selle täpikese leidnud, siis kujuta ette, kuidas iga sisse ja välja hingamisega muutub see täpike suuremaks ja eredamaks. Täites kogu su rindkere. Mõtle oma elule ja sellele, mida soovid muuta.
see võib olla tervis, suhted, rahaline küllus või midagi muud. Kujuta ette, kuidas juba elad seda soovitud reaalsust. Tunne neid tundeid ja emotsioone, mis valdavad sind selles reaalsuses. Lase neil tunnetel ja emotsioonidel end täita, sest see on tulevikus sinu tunne. Tunne, kuidas need energiad liiguvad sinu kehas, muutes sinu olemust ja viies sind sellele uuele reaalsusele lähemale. Nüüd visualiseeri enda ümber energiaväli. Mis ulatub sinust igas suunas eemale.
see väli on täis piiramatut potentsiaali ja loovust, mis aitab sul luua enda soovitud reaalsuse. Hinga sügavalt sisse ja kujuta ette, kuidas sa saadad oma südamest valguse sellesse energia välja. See väli täitub samasuguse ereda valgusega nagu sinu südames. Hinga aeglaselt sisse ja välja ning tunne, kuidas oled ühenduses kõigi teiste inimestega, kes samuti loovad oma reaalsust. Kõik oleme omavahel ühendatud ja toetame üksteist. Korda seda protsessi, keskendu soovitud reaalsusele ja tunne, mis tundeid see sinus tekitab. Nüüd loo enda ümber taas energiaväli. Ning suuna valgus oma südames sellesse energiavälja. Tunne, kuidas su energiaväli laieneb ja ühendab sind teiste inimeste ja võimalustega.
hinga sügavalt sisse ja tunne, kuidas kogu see energiaväli tõmbub tagasi sinu kehasse. See täidab sinu keha uue energia ja uue reaalsusega. Kui oled valmis, siis naase oma kehasse. Ning võid vaikselt avada silmad. Nii, ma loodan, et kõigil oli aega üles ärgata ka. Nii et kui te valmis olete, et siis andke mulle märku. Nii, aga ma lähen siis vaikselt edasi, et hästi vähe on veel jäänud rääkida ja siis saan vastata küsimustele. Ma nägin siin vahepeal, et on juba üht-teist küsitud, ma püüan neile vastata ja siis saate jooksvalt juurde ka küsida. Kuidas siis, nüüd kui oled ära proovinud ja tead, mis see mediteerimine on, et kuidas sa siis saaksid hakata mediteerima? Et ma soovitangi sul edasi lihtsalt hakata proovima, nii nagu ma ennem rääkisin, alustada lihtsalt juhendatud meditatsioonidega, mingite lihtsamatega ja lihtsalt muuta see praktikaks. Kui sa soovid, et siis mina korraldan ka ja plaanis on hetkel niimoodi, et septembris 10. septembril ja edasi iga kuu esimesel teisipäeval, siis ma teeme iga kord mingi huvitavama supermina meditatsiooni. Lihtsalt ainult on vaja registreerida osalemisega, et siis ma tean arvestada osalejatega. Ja eestikeelseid meditatsioone, kui sa soovid teha, siis ma ennem juba sellest põgusalt rääkisin ka, kus neid leida võib.
ja samuti saad sa Superminaga liituda. Superminas on mitmeid tasuta meditatsioone, mida igaüks võib vabalt kuulata nii YouTube'is kui kodulehel ja siis on ka paketid. Kui sa tahad, kui sulle Supermina meditatsioon meeldis ja sa tahad kuulata, et siis ma pakun sulle ka proovimiseks sooduskoodi, et sa saad 75% lausa alla, kui sulle meeldib, võid jätkata, kui ei meeldi, saad igal hetkel ära lõpetada. Leiad hästi palju erinevaid meditatsioone, et on mikromeditatsioonid 3–5 minutit, visualiseerimised, afirmatsioonid, meditatsioonidest näiteks positiivsusega joondumine, enda reaalsuse loomine, füüsilise keha tervendamine, siis on identiteedi muutmised, mõtle, mis veel on, Supermina tuvastamine, külluse teemadel, keha puhastamine, südame avamine, lõdvestumine, et hästi palju erinevaid teemasid. Ja septembris tuleb päris hulk meditatsioone juurde, et mida ma praegu siis veel testin ja viimistlen. Ma hiljem saadan emailiga ka selle info, et kui sa tahad proovida. Ja sooduskood ka, mida saab siis kasutada. Selle sa võid üles kirjutada hetkel või ma saadan ka selle info edasi. Ja ma räägin mõne sõnaga tulevasest sündmustest ka, ennem kui me küsimused-vastused osani jõuame. Nagu ma ütlesin, et ma plaanin teha iga kuu tasuta ühismeditatsiooni, et kus kõik saavad vabalt osaleda, üheskoos proovida, arutada, kogemusi jagada. Ja siis 12. september ma räägin tervisest, iseenda kogemusest, et kuidas mina vabanesin depressioonist, ärevushäirest, paanikahoogudest, kroonilistest haigustest, kuna see on selline päris pikk jutt, et siis ma sellest nagu räägin eraldi. Ja siis ma teen septembri lõpupoole, 23. september ka 5-päevase grupi väljakutse, mediteerimise väljakutse. Seal ma soovitan ka osaleda, et siis saab sellise harjumuse võib-olla sisse ja lisaks igasuguseid näpunäiteid ja vahetut otsest arutelu, et kuidas ja mis töötas ja soovitusi. Siis 26. septembril on plaanis manifesteerimise teemaline kursus, kus siis rohkem nagu selle visualiseerimise teadvusesse süveneme. Oktoobris jälle meditatsioone ja 24. oktoober ma räägin tervisesessioonist, mis on siis päriselt see tervis ja kuidas ennast ise tervendada. Lisaks sellele mediteerimisele siis olen ma ennast ravinud just nimelt toitumisega ja ilma igasuguste ravimiteta, ainult toidu ja siis vaimse poolega. Ma jagan nagu seda kogemust ka, et kuidas see siis toimib, et kui keegi tahab kuulata seda. Ja 1. novembrist siis alustan sellise kiirendiga nagu startup, tervise startup, et kus ma siis iga päev räägin sellest, kuidas on ennast võimalik ise tervendada läbi toitumise, elustiili ja sinna juurde siis kogu see vaimne pool, et kuidas see mediteerimine ja visualiseerimine ja identiteedi muutus seda toetab. See on selline hästi huvitav asi, mida ma ise olen päris pikalt praktiseerinud. See on, ma arvan, selline unikaalne info, mida väga kusagilt ei leia. Novembris siis jälle meditatsioon ja novembris on plaanis rääkida ka kogemuse selline tund veepaastust, et kuna ma olen hästi palju veepaastunud, teinud ka pikki veepaaste, kuna seda on küsitud ja seda kogemust soovitud, et siis ma jagan selle kohta ka natukene infot. Sinna ma kutsun teid kõiki ühinema. Ja käiks siis üle ka küsimused. Ma vaatasin, et siin ennem küsiti juba, nendele vastan, et te võite praegu veel juurde küsida, kui midagi on. Ja kui kohe ei ole, siis te saate ka hiljem küsida siis Facebooki grupis või kui soovite, siis võite ka kirjutada näiteks, et kodulehelt leiab kõik kontaktid. Nii. Kaili kirjutab, et 4-aastasele tütrele meeldib laste õhtumeditatsioon, et ma saan aru, et Supermina meditatsioon, jah. Et jah, mul on mõned laste meditatsioonid ja sellised muinasjutud, mida on tore kuulata, et need on juba salvestatud mõni juurde ka, et varsti peaks juurde tulema, et nii kuidas aeg on. Kas võib järjest kuulata erinevaid meditatsioone, et jaa, võib küll.
võib-olla päris algajana ma ei teeks seda, aga kui juba praktiseerinud ja rohkem kogemust, et siis loomulikult võib. Ma ise teen ka mõnikord, kui mul nagu tunne tuleb 2-3 tükki isegi järjest. Et enamasti ühe küll, aga võib küll kuulata. Siis Kaili küsib, et kas kuulates erineva sagedusega muusikat muudabki aju meie laineid vastavalt sagedusele ja et aju sünkroniseerib vastavaid mustreid, mis vastavad siis nendele sagedustele. Et jah, selles mõttes need erineval sagedusel helid ja muusikad mõjutavad küll meie ajulaineid. Siis Airi küsib, et kuidas jõuda algajana sellesse seisu, kus uinud rahulikult ja magad terve öö. Hetkel on unega suuremad probleemid, ei suuda uinuda, võin seal voodis pool ööd keerutada ja uni tuleb alles hommikupoole. Ja see mul on väga tuttav teema, sest mul oli ärevuse ajal samamoodi, et ma isegi mitu öödpäeva järjest ei maganud pidevalt, lihtsalt ma kartsin magada. Aga mis seda aitas kõige paremini, oligi lihtsalt selline enda stressitaseme langetamine mediteerides. Ma muutsin toitumist, mis mõjus väga kiiresti. Ja õhtul just magama minnes võib ka panna mõne meditatsiooni näiteks kõrvaklappides peale või lihtsalt nagu kõrvale mängima, et see tekitab ka päris hästi unda. Just sellised õhtused rahulikumad, et mis pole aktiivsed, kus ei pea nagu, kus sa ei tegele selle reaalsuse loomisega, vaid sellised, mis aitavad lihtsalt nagu neid ajulaineid maha tõmmata. Või võib näiteks mingit rahulikku sellist loodusheli panna. Aga jah, meditatsioon, kuna ta aitab seda ajulaineid aeglustada, et siis sobib hästi magama jäämiseks ka. Et tuleb hästi uni peale. Kerin edasi. Ja Airi, see oli küll küsimus, aga kommentaar, et mõnus rahalik tunne oli peale seda, aga suhteliselt raske oli mul endale õdvaks lasta. Ja et eks see tahabki natuke harjutamist, et eks ma praegu viskasin natuke teid sinna vette ka kohe sellise aktiivse meditatsiooniga, et lihtsalt saaks nagu selle tunde või maitse suhu. Aga see lihtsalt tahabki harjutamist, et alguses ongi raske ja keha tahab niheleda ja tekivad igasugused mõtted, aga see praktikaga see meel rahunebki. Ja aitäh, Kristi, et oli väga hea meditatsioon. Urmo kirjutab, et mõtted kipuvad meditatsiooni ajal rändama minema. Oleneb meditatsioonist, et kui sa mõtled nüüd seda tänast meditatsiooni või üleüldse, siis on nagu erinevaid tehnikaid, et üks on see, et sa lihtsalt et lased neil mõtetel ära minna ja siis tood keskendumise oma hingamisele näiteks, et lihtsalt tunnetad, kuidas sul õhk liigub ninast sisse välja, et siis samal ajal nagu raske mõelda. Kui sa kuulad juhendatud meditatsiooni, siis mul ka lähevad vahel need mõtted rändama, et siis lihtsalt teadvustad, et läks ja siis üritad keskenduda uuesti sellele tekstile või mida räägitakse selle juhendamisele. Päris nagu mõtteid välja lülitada, ma arvan, et suudavad ainult mingid kurud, et need ikka tulevad ja lähevad. Et lihtsalt tuleb sellega leppida ja lasta neil tulla, teadvustada, et tulid ja siis lased neil lihtsalt ära minna. Ega muud nagu paremat tehnikat ei ole. Et see on kõigile paratamatult isegi neil, kes nagu pidevalt harjutavad, et mul samamoodi, et vahel tulevad mingisugused mõtted, mingid pildid ette, lihtsalt siis tähelepanu püüda tagasi tuua. Nii, Kristi kirjutab, et minul selline probleem, et minu öö möödub 1,5, 1,5-2 tunniste magamistega ja nii terve öö ja samas pea kogu aeg mõtleb. Uinumisega probleemi ei ole. Mul ei olegi kunagi olnud seisundit, et õhtul lähen magama ja ärkan esimest korda alles hommikul. See aju hakkab öösel mõnikord töötlema seda infot, mis on päeva jooksul kogutud, et mul omal on, kui on stressirikkam periood, et mul on nagu väga palju teha midagi, et siis mul on ka tihti nii. Siis ma lausa hakkan nagu asju üles kirjutama öösele. Et ma soovitangi lihtsalt ka võib-olla enne magama minekut ka proovida mingit rahulikku meditatsiooni teha, et vaadata, kuidas see siis mõjub, et kas ta rahustab seda meelt natuke maha või mitte. Nii. Kas teil hetkel on veel küsimusi? Või rohkem hetkel ei ole, tundub, päris pikalt on juba aega ka kulunud. Et siis ma tänaseks lõpetangi ja kui teil tekib küsimusi veel, et siis saate lisada gruppi
Saadan salvestuse ka ja aitäh, et te osalesite ja loodan teid jälle näha mõnel üritusel. Ja aitäh teile ka, et olite. Ja aitäh, et meeldisid.